Kui sa osaled purjetamisvõistlusel, siis ootad väljakutset ja võitlusvõimalust esikoha nimel. Sa ei oota, et pead võitlema oma elu ja oma meeskonna elude eest. Võib-olla oled neid lugusid juba sellel kanalil eraldi näinud. Seega kasuta allolevas kirjelduses olevaid peatükke, et selles kogumikus lugude vahel liikuda. – 2015 aasta aprillis tabas tohutu torm Mobile'i lahte Alabama osariigis toimunud Dauphin Islandi purjetamisvõistluse ajal. 8 paati läheb ümber ja 6 inimest ei jõua tagasi. Dauphin Islandi jahtregat on iga-aastane purjetamisüritus Mobile'i lahes Alabamas, mille ajalugu ulatub 1920-ndatesse. Kevadine üritus on laialdaselt tuntud kui Mehhiko lahe ranniku merenduskultuuri tähistamine, mis toob kokku nii kogenud kui ka harrastuspurjetajad ning kohalik kogukond naudib pidustusi kaldal. Võistlus on 18 meremiili pikkune, algab lahe ülaosas ja lõpeb Dauphin Islandi silla lähedal lahe edelanurgas. Lahe keskmine sügavus on 10 jalga ja pindala umbes 413 ruutmiili. Seda kaitsevad Mehhiko lahe eest barjäärisaared. Võistlust korraldavad vaheldumisi 3 jahtklubi: Buccaneer, Fairhope ja Mobile'i jahtklubi. 2015 aastal võttis Fairhope'i jahtklubi enda peale võistluse korraldamise, kus osales 125 paati ja umbes 475 purjetajat. 25. aprilli hommikul puhub Mobile'i lahes kerge briis, kui purjetajad valmistuvad rannikule suunduvale võistlusele. Ron Gaston ja Hannah Blalock harjutavad trapetsil purjetamist Kaila nimelisel 16-jalasel katamaraanil. Ron on 50-aastane. Ta on suurem osa oma elust purjetanud. Ta kinnitab oma rakmed ja kallutab end vee kohale tagasi. Hannah on 15-aastane ja pole kunagi varem purjekale astunud. Ta on parim sõber Roni tütre Saaraga. Roni Hobbycat, nagu paljud teisedki võistluspaadid, on piisavalt kerge, et seda saaks käsitsi rannale vedada. Võistlusele registreerunud paatide seas on spetsiaalselt võidusõiduks ehitatud paate, suured ookeanilaevad, millel on all tekil hästi sisustatud kajutid ning väiksemad alused, nagu Roni Hobbycat. Meeskonnad on oma oskuste ja kogemuste poolest sama mitmekesised kui võistlusel osalevad paadid. Tunde enne võistluse ametlikku algust hoiatab tormiprognoosi keskus ohtliku ilma eest kogu Mehhiko lahe rannikul, sealhulgas tugevate tuuleilide, rahe ja võimalike tornaadode eest. On 15% tõenäosus, et tuule kiirus ületab 50 sõlme, kusjuures enamik hoiatusi jääb ajavahemikku 11:00 kuni 15:00. Veekogul edastab ametnik raadioside kaudu klubi kontorile palve avaldada stardilehed. Stardilehed annab nimekirja alustest ja nende handicapist, mis võimaldab erineva suuruse ja klassiga aluseid omavahel võrrenda. Kontor kuuleb aga hoopis, et võistlus tuleb tühistada kell 07:57. Kui purjetajad kogunevad lahele, et alustada kell 9:30, edastab jahtklubi veebileht teate. Võistlus on ilma tõttu tühistatud. Mobile'i riiklik ilmateenistus annab välja ohtliku ilmaprognoosi, millel järgneb kell 8:08 kriitiline hoiatus äikesevihmade kohta läänest. Kell 8:10 eemaldatakse tühistamisteade veebilehelt. Meil oli eelmisel õhtul siin üks inimene Noast, kes andis meile ilmuinfot. Kui oled purjetanud Mobile'i lahel, siis tead, et see võib ühel hetkel olla ilus, järgmisel hetkel rahulik ja siis võib äkki äikesetorm sisse tulla. Carrie Garner, Fairhope'i jahtklubi kommodoor, annab käsu võistluse jätkamiseks. Ta selgitab, et varem välja antud tühistamisteade oli lihtsalt kahetsusväärne viga. See tekitab vees segadust ning seetõttu lükatakse võistluse algus edasi kella 9:30, 10:30. Tormifront jõuab nüüd Pascagoula sadamasse Mississippis, mis asub 40 miili Mobile'ist edelas. Torm liigub üle Louisiana kiirusega 40 sõlme. Kell 9:37 tabab 56-sõlmeline tuuleil West Cameron Block 17 naftaplatvormi Mehhiko lahes, millele järgneb 72-sõlmeline tuuleil West Cameron Block 110 naftaplatvormil. See tormisüsteem liigub Mobile'i lahe suunas.
Kell 10:45 valmistuvad Mobile'i lahel ringi sõitvad paadid võistluse alguseks. Nad kontrollivad oma telefone ja instrumente ilmateadete saamiseks. 8 paati loobuvad. 117 järgivad klubi Commodore'i soovitust ja liituvad võistlusega. 24-jalase ühekerelise purjeka Racer pardal arutavad 17-aastane Lennart Luton, tema isa ja 3 sõpra saabuvate ilmateadete üle. Nad jõuavad ühisele järeldusele, et torm saabub tõenäoliselt kell 16:15. See annab neile piisavalt aega oma võistlusplaani ellu viia. Nad purjetavad Defeni saarele, ületavad finišijoone, pööravad ümber ja naasevad turvaliselt kodusadamasse, enne kui torm kohale jõuab. Võistlusametnikke vedav turvapaad annab märku stardiloenduse algusest. Leonard ja tema meeskond heiskavad purjed ning asuvad võistlust juhtima. Väikesed katamaraanid lõikavad vett, nende kerge ehitus teeb neist ühed võistluse kiireimad alused. Hannah ja Ron, kes purjetavad Kaila pardal, lähevad teistest ette. Nad mööduvad 36-jalasest ühekerelise purjekast nimega Windnuts, mida juhib Roni sõber Scott Coatbolt. Võistluse esimesel etapil võistlevad Hannah ja Ron Ronni venna Shane Castoniga, kes purjetab samasuguse katamaraaniga. Võistluse poole peal teeb Ron kaalutletud manöövri. Selle asemel, et võtta kõige lühem tee otse Daphne saare poole, otsustab Ron halssida esmalt läände ja pöörata lõpuks lõunasse. See strateegia tasub end ära. Umbes kell 14:00 ületavad nad finišijoone esimesena. Ronni vend Shane ületab joone minut hiljem. Nii Ron kui ka Shane ei jää Daphne saarele. Nagu Leonard ja tema meeskond arvutavad ka nemad, et jõuavad enne ilma halvenemist turvaliselt koju, nii et nad seavad kursi kodu poole. Veidi enne kella 15:00 hakkab taevas läänes tumenema, kui äikesetormid lähenevad Mobile'i lahele. Vihmasein varjab läänepoolset silmapiiri. Ron ütleb Hannale, et võib-olla saame natuke vihma, kuid ta loodab, et nad jõuavad enne selle saagumist Buccaneeri jahtklubisse. Hanna hoiab käes kaasaskantavat GPS-i, mida ta sageli kontrollib, et nende edenemisel silma peal hoida. Ta on hämmastunud kiirustest, mida nad saavutavad. Ta riputab GPS-i rihma endale kaela ja pistab selle päästevesti sisse. Torm, mis sai alguse Texases, liigub üle 3 osariigi, et jõuda Mobile'i lahe läänepoolsetesse servadesse. Oma teekonnal muutub see 3 eraldiseisvaks tormikoldeks. Iga koldega kaasneb jäine õhk ja jääosakesed, mida kannab soe tõusvool. Tavaliselt hajuks külm õhumass lihtsalt ära. Kuid kui torm liigub üle maa, tõusvool katkeb ning külm õhk ja jääosakesed langevad maapinnale. Kui need jääosakesed langevad tagasi maale, tekitavad need tugeva allavoolu. Kui need langevad ja jää sulab, aurustub vesi, mis toidab allavoolu ning suurendab selle jõudu. See tekitab tormi alla külma õhumassi, mis põhjustab tugevaid tuuleiile. Jahutav efekt tugevneb, kui see kohtub Mobile'i lahe ümber oleva kuiva õhukihiga. Temperatuuri langemisel muutub õhk tihedamaks, tõstab õhurõhku ja tugevdab tuuleiile. Ilmajaamad Mobile'i lahe ümbruses tuvastavad selle temperatuuri languse ja õhurõhu tõusu. Veidi pärast kella 15:00 möllavad Mobile'i lahes orkaani tugevusega tuuled ja hiiglaslikud lained. Välk täidab taeva, sellele järgneb tugev vihm ja järsk temperatuuri langus. Kui torm tugevneb, tunneb Hanna, kuidas külm õhk teda tabab. Ja siis purustab hetkelise rahu orkaani tugevusega tuul. Nende paatkaila läheb ümber, visates Hanna ja Roni vette. Ron haarab Hannast ja paadi külge kinnitatud köiest kinni. Tuul haarab ümber läinud kere ja hakkab paati Ronist ja Hannast eemale lükkama. Ron laaseb köiest lahti ja hoiab Hannast kinni. Umbes 30 miili põhja pool alustab Philip McNamara oma esimest vahetust rannavalve valveametnikuna. Hädakõnesid tuleb hulgaliselt. 3. kõne ajaks on selge, et on toimumas ulatuslik hädaolukord. Rannavalv asub tegutsema. Võimud püüavad olukorra ulatust mõista, samal ajal kui lahes olevad meremehed võitlevad ellujäämise nimel. Paljud paadid jäävad tormi kätte ning meeskonna liikmed võitlevad ellujäämise nimel.
Rannavalve saadab välja mitu alust ja lennukit, et otsida ellujäänuid. Kui paat on hädas ja kapten teeb Mayday kõne, sisaldab see kõne konkreetset teavet. Aluse nimi, asukoht, hädaolukorra iseloom ja pardal olevate inimeste arv. See teeve annab rannavalvele väga selge ülesande. Päästa X arv inimesi. Kui rannavalve võtab ühendust võistluse korraldajatega, et saada nimekiri alustest ja inimestest, siis sellist täielikku nimekirja ei ole olemas. Jahtklubil on nimekiri võistlusel osalevatest alustest, kuid neil ei ole nimekirja meeskonna liikmetest. Ilma teadmata, kui palju inimesi või kui palju aluseid on teadmata kadunud, muutub nende töö oluliselt raskemini hallatavaks. Rannavalve ametnik hakkab peredega ühendust võtma, et kindlaks teha kadunud inimeste arv. Ron ja Hanna võitlevad lainete ja tuulega. Ron võtab oma märja telefoni veekindlast ümbrisest välja. Hanna suudab päästjad nende asukohta juhatada, kasutades koordinaate, mille ta GPS-ist leiab. Roni vend Shane võitleb mitme ümberminekuga, enne kui lõpuks randa jõuab. Otsingu ja päästetööd jätkuvad öösse. Teismeline Leonard Luton jahtreiserilt ning tema meeskond on endiselt kadunud. Nad on hoovustega merre kandunud. 5 päeva jooksul 25. kuni 30. aprillini viib rannavalve läbi 145 otsingut, hõlmates 7500 ruutmiili ookeani. Päästjad liiguvad ühelt ümber läinud aluselt teisele, lootuses leida ellujäänuid. Pärast tunde vees olemist võtab rannavalve Leonardi pardale. Üks tema meeskonna liikmetest leitakse surnuna ja teist ei leita kunagi. Jahtklubi ees seisavad erinevates kohtuasjades nõuded, mis ulatuvad üle $7 miljoni. Nad lubasid võistlusel jätkuda, teades, et sel päeval tabavad lahte mingil hetkel rasked ilmaolud. Neil polnud ka täielikku nimekirja võistlusel osalejatest. Võistluse korraldajad on sellest ajast tihedalt koostööd teinud rannavalvega, et parandada meeskondade ja paatide andmete kogumist võistluste ajal. Aga see ei vabasta kapteneid ja meeskonda ilma hoiatuste eiramisest. 8 paati loobusid võistlusest, võttes vastutuse oma meeskonna ohutuse eest. 8 paati uppus, 40 inimest päästeti, 6 meremeest on surnud. Aitäh vaatamast! Kui sulle meeldis see video ja soovid vaadata rohkem selle kanali videoid ilma reklaamideta, siis kaalu meie Patreoni toetajaks hakkamist. Link on kirjelduses. Saad liituda tasuta või valida liikmelisuse, mille eeliste hulka kuuluvad reklaamivabad videod, varajane ligipääs ja otseülekande küsimuste-vastuste kõned. Ootan sind seal! 11. augustil 1979 startis Fastnet Round the Rock Race'ile 303 jahti. Tormis, mis sellele järgnes, jäeti maha 24 paati 5 uppus, 136 meeskonnaliiget päästeti ja 15 meremeest hukkus, mis viis ühe suurima avamere purjetamise kultuuri ümberkujundamiseni selle võistluse ajaloos. Krumelkan on 30-jalane pooltonnine purjejaht, mille on projekteerinud Ron Holland ja mille ehitasid paadiehitajad Camper & Nicholson. 1979 aasta Fastneti võistluse eel sõitis 6-liikmeline meeskond koos mitmel avamere võistlusel, valmistudes Fastnet Round the Rock Race'iks. Nad kõik on kogenud purjetajad ja tunnevad paati hästi. Laupäeval 11. augustil alustas 303 jahti teekonda etteaimatavates ja leebetes tingimustes. Krumelkani pardal on kapten David Sheehan, Davidi poeg Matthew, kes on 17 aastat vana, Nick Ward, Mike Doyle, Dave Wheeler ja Jerry Winks. Fastnet Round the Rock Race on üks vanimaid ja mainekamaid avamerevõistlusi. Teekond algab White'i saarel asuvast Cowsist. Jahid liiguvad mööda Inglismaa edelarannikut ja suunduvad edasi Keldi merre. Nad ümardavad Fastneti kalju, mis asub Iirimaa Cape Cleari saarest edelas ning pöörduvad seejärel tagasi Plymuthi. 600 meremiili pikkune võistlus kestab umbes 6 päeva. See on kurnav ettevõtmine, mis paneb proovile iga meremehe tahte ja kogemused. 1979 aastal juhitakse võistlust reeglitega, mida nimetatakse IOR-iks ehk rahvusvaheliseks avamere reegliks. IOR on punktisüsteem jahtide mõõtmiseks.
Pärast nende mõõtmiste tegemist antakse jahile handicap. Handicap võimaldab alusel määrata klassi, mis tähendab, et sarnase klassiga jahid saavad omavahel võistelda. See annab ka võimaluse erinevate klasside jahtidel võistelda mõnevõrra võrdsetel tingimustel, rakendades handicapi. Aastate jooksul pingutasid disainerid selle nimel, et luua IOR-i reeglite piires võimalikult kiireid jahte. IOR mõõdeti kindlates punktides, mis võimaldas disaineritel keskenduda just nendele mõõtmispunktidele, et vähendada jahi handicapi ning olla nendest punktidest väljaspool disainides vabamad, et optimeerida kiirust. Selles on palju rohkem nüansse, kuid põhimõtteliselt on jahi kiiruse 2 peamist aspekti. Veeliini pikkus ja veeliini all oleva keretakistus. Jaht purjetab seda kiiremini, mida pikem on veeliin ja mida väiksem on takistus veeliini all. Aeglane paat tekitab lühikese laine. Kui paat kiirust kogub, kasvavad nii laine pikkus kui ka kõrgus. Kui laine pikkus ulatub poole veeliini pikkuseni, peab paat hakkama omaenda laine otsa ronima. Mida kiiremini paat liigub, seda suuremaks muutub tema laine ja nii peab ta ronima suurema laine otsa, mis nõuab suuremat kiirust, tekitades omakorda veelgi suurema laine. See tähendab, et veeliin toimib sisuliselt kiiruspiirajana. Ja kui teatud kiirus on saavutatud, arvestades veeliini pikkust, ei saa paat enam kiiremini liikuda. Nende reeglite järgi oli Grimaldi pikkus vöörist ahtrini 30 jalga. Tal oleks väiksem handicap kui 40 jalase pikkusega paadil. Kuid disainerid saavad laiendada tema kere laiust kohas, mida ei mõõdeta, ning sellega tõhusalt suurendada tema veeliini pikkust. Mitte ainult seda, vaid nad saavad ka vähendada tema kiilu suurust vee all, nii et tal oleks vee all väiksem takistus. Jahid, mis järgivad neid disaini põhimõtteid, on sageli mõistlikkuse piires laiemad ja väiksema süvisega. Õigetes kätes ja õigetes tingimustes on Grimaldi tõeline konkurent. Tal on kogenud meeskond ja kapten. Ilm on purjetamiseks hea ja võistlus saab alguse. 13. augustiks on laevastikud Geldi meres. Mõned suuremad ja kiiremad alused on juba kalli ümber pööranud ja on tagasi teel. Meri hakkab tõusma, kuna ilm muutub tormisemaks. Tuul tugevneb ja kapten David Sheehan otsustab panna rehv sisse. Rehv on peapurje küljes olevate aasade komplekt. Kui tuul tugevneb, muutub purjejaht liiga võimsaks, kui tuulel on liiga palju purjepind avatud. Seega lastakse purje veidi alla ja seotakse purje alumine osa rehviga poomi külge läbi rehvi aasade. Järgnevatel tundidel seob David kõik rehvid kinni enne, kui purje täielikult alla laseb. Eelmisel päeval oli David nagu iga päev samal ajal kuulanud laevanduse ilmateadet. Laevandus ilmateade on igapäevane ilmateade, mida edastatakse raadios kindlal ajal. Kõik laevad saavad häälestuda ja kuulata ilmateadet ning saada kõige värskemat ilmainfot. 1979 aastal oli see ainus viis ilma info saamiseks ning seetõttu häälestus kogu Fastneti laevastik sellele lainele, sai sama teabe, seejärel lülitus välja ja jätkas oma igapäevast purjetamise rutiini. Saates edastatakse teade 45 sülmest tugevast tuulest, mida iga kogenud meremees peaks tugevaks, kuid talutavaks. 12. augusti hilisemas osas andis ilmateenistus välja tugeva tormihoiatuse, kuid kuna see oli väljaspool tavapärast saateaega, siis Fastneti laevastik ja David Sheehan seda ei kuulnud. Veelgi enam, tormifronti järgneb kohe äärmiselt madal rõhkkond ning tuule suund muutub edelast loodesse. David ja tema meeskond on harjunud ebamugava ilmaga ning hakkasid lahtisi esemeid ära paigutama. Nad valmistavad endale süüa, et vastu pidada ja valmistuvad halva ilma jaoks. Kõik mehed tulevad tekile ja kinnitavad end paadi külge, kasutades turvaliini, mis on kinnitatud nii nende rakmete kui ka paadi külge. Tugev tuul on juba tekitanud märkimisväärse kõrgusega laineid. Kui tuul muudab suunda ja kiirus suureneb, saadab see 2 lainete rida teineteisega kokkupõrkekursile. Tulemuseks on lülikesed, teravad ja kõrged lained, mis põrkuvad omavahel eri suundadest, tekitades veelgi kõrgemaid laineid.
tund tunni järel muutub mereseis üha hullemaks, kuni paat teeb midagi, mis on meremehe jaoks üks kõige hirmutavamaid kogemusi. Kui Krumelkan laskub mööda lainet alla, kaebub tema vöör ehk paadi esiosa ees oleva laine põhja ning tema ahter ehk tagaosa veereb otse üle vööri. Seda nimetatakse üle vööri ümberpaiskumiseks ja see on Krumelkanile esimene paljudest. Kui tuul tuli ühest suunast, suutis Krumelkan hakkama saada, kuid kui tuule suund muutus, tuli mängu veel üks jõud. Kui laine liigub samas suunas kui veevool, siis on tulemuseks 2 jõudu, mis liiguvad samas suunas. Tuule tekitatud laine veereb üle vee. Purjelaev kogeks seda kui tõusvat lainetust, kuid mitte murdvat lainet. Lainetus muutub kõrgemaks, kuid ei murdu tingimata nii, nagu laine murdub randa jõudes. Kui tuul muutis suunda, tabas osa Fastneti laevastikust tuul, mis liikus vastupidises suunas veevoolule. Tuule mõju, mis liigub vastupidises suunas veevoolule, seisneb selles, et vool surub laine põhja enda alla. Ja tulemuseks on laine, mis murdub iseenda peale. Täpselt nagu keegi pühiks su jalad alt ära. Ja nüüd võitleb Krumelkan lainetega, mis tulevad erinevatest suundadest ja võimendavad üksteise jõudu. Ning veevooluga, mis põhjustab lainete murdumist paadi peale, sundides selle ahtrit üle vööri ümber käima. Ja nüüd peab Krumelkan silmitsi seisma viimaste jõududega, mis määravad tema saatuse. Paadidisainerid suunasid oma tähelepanu laiemale kerele ehk keskosale, et suurendada veeliini pikkust ja muuta paat kiiremaks. Samuti madalamale süvisele ehk paadi sügavusele veeliinist allpool, et vähendada veetakistust. Need muudatused disainis võimaldasid kiiremat paati, kuid tõstsid ka laeva raskuskeskme kõrgemale. Paadi stabiilsust mõõdetakse stabiilsusvahemiku järgi. Paadil, mille stabiilsusvahemik on 150 kraadi. Tähendab see, et isegi kui paat on täielikult ümber pööratud, kõigutavad lained teda piisavalt, et ta pöörduks ise tagasi püstiasendisse. Aga Krumelkani stabiilsusvahemik on palju väiksem, lähenedes 90 kraadile, mis tähendab, et teda on väga lihtne ümber lükata. Ja kui ta on ümber veerenud või nina ees vette sukeldunud, siis on puhas juhus, kas ta suudab end ise tagasi pöörata. Nüüd alustavad David ja tema meeskond võitlust oma elu eest. Kõik on nende vastu ja see hakkab juba välja paistma. Meeskond on lakkamatu tormi tõttu kurnatud. Neil hakkavad ilmnema alajahtumise tunnused ja kõik on läbi elanud mitu peaaegu uppumist, kui paat on lainetest läbi nina ees vette sukeldunud. David otsustab, et peab saatma Mayday kutse. Tema ja tema 17-aastane poeg Matthew lähevad teki alla, et kõne teha. Nick, Mike, Dave ja Jerry jäävad tekile. Nad hakkavad päästeparve kokpiti tooma. Kokpit on jahti osa, kus asub rool ja kus meremehed istuvad. Nad ei lase päästeparve vette, vaid toovad selle lihtsalt välja, et vajadusel oleks see kohe valmis vette laskmiseks. Teki all David teeb Mayday kõne. Seejärel valmistuvad tema ja Matthew veel üheks ümberpaiskumiseks. Paadi panipaigad ei ole ehitatud täielikult ümber pööratud paadi jaoks ning seetõttu on kajutis lahtist prahti. Toidukarp tapab Davidit pähe ja murrab ta kolju. Matthew veab oma isa tagasi kokpitti. Veel üks laine paiskab paadi ümber ja see ei pöördu enam tagasi. Matthew veab, et ta leiab ümber pööratud kokpiti alt õhud tasku. Pärast mõnda aega pinnal püsimist ilmub samasse kokpiti Nicholas. Meeskond on oma rakmetega paadi külge kinnitatud. See aitab neil paadi sees püsida, kuid nüüd takistab see neil ka ümber pööratud paadi alt välja ujuda. Siis annab mast järele ja murdub paadi küljest lahti. Peaaegu kohe nihkub raskuskese. Mast ei ole enam see raskus, mis neid tagurpidi hoiab ja paat pöördub ise õigesse asendisse. Matthew aitab oma meeskonnal paadi kokpitti ronida. Ta peatub hetkeks ja märkab, et tema isa keha hõljug näoli meres. Ta teab, et ei suuda teda pardale tõmmata. Ta ei olnud kinnitatud, kui paat ümber läks ja nüüd triivib ta minema. Teda ei nähta enam kunagi. Nick ja Jerry lamavad kokpitis elututena. Mike ja Dave viskavad kohe päästeparve vette ja tõmbavad nöörist, et see täis puhuda. Nad hüüavad Matthewle, et ta hüppaks päästeparve. Matthew pöördub Nicki ja Dave'i poole. Ta on kahe vahel, kas jääda paadi ja oma kahe sõbra kehade juurde või evakueeruda päästeparve koos Mike'i ja Dave'iga. Hetke ajal hüppab ta koos kahe võimelise meremehega päästeparve.
Järgnevate tundide jooksul triivib päästeparv Krumelkani juurest eemale. Mick Wardi ja Jerry Vinki kehad saavad tormi jätkuvas raevus viga. Siis hakkab Nick teadvusele tulema. Ta otsib Krumelpanilt elumärke, kuid seal on ainult tema ja Jerry. Nick kirjutab oma raamatus Left for Dead, et hetkel, mil ta teadvusele tuli, oli Jerry veel elus. Jätan allapoole lingi sellele raamatule. See on üks parimaid ülevaateid, mida ma olen lugenud Fastnet 79 katastroofist. Selleks ajaks, kui otsingukopter Krumelkani leiab, on Jerry surnud. Järgnevate aastate jooksul muutus avamere purjetamise kultuur. IOR mõõtmisreegel arenes terviklikumaks lähenemiseks laeva valmisolekule avamere purjetamiseks. IMS ehk rahvusvaheline mõõtesüsteem asendas lõpuks IOR-i. IMS vaatleb võistlusele registreerumist laiemalt, hõlmates pardal olevaid hädaolukorra süsteeme, meeskonna varasemate kvalifikatsioonivõistluste läbimist ja laeva stabiilsusvahemikku. Veelgi enam, kaptenid olid valmis võistluse katkestama või edasi lükkama, kui ilm lubas liiga ekstreemseid tingimusi. Mitmetel järgnenud võistlustel otsustasid kaptenid pärast starti võistluse katkestada ja suunduda lähimasse sadamasse varju, kui lähenes ränk ilm. Meeskond muutus ohutuse suhtes teadlikumaks, ostes näiteks isikliku päästevesti ja turvarakmed, selle asemel, et loota paadi varustusele. Ei saa tingimata öelda, et kõik need asjad on otseselt seotud Fastnetiga, kuid see mängis kindlasti oma rolli. Merele minek on alati ohtlik ettevõtmine. Aga kui võrrelda Fastnet 79 katastroofi Sydney Hobart 98 katastroofiga, kus oli sarnane kui mitte hullen tormisüsteem, siis võib näha mõningaid erinevusi. Sydney Hobart 98 võistlusel paisati ainult 18% laevastikust 90 kraadi peale, võrreldes Fastnet 79 katastroofi 48%-ga. Ja vaid 3% olid täielikult ümber pööratud, võrreldes Fastneti 18%-ga. Muidugi ei saa üht tormi või võistlust otseselt teisega võrrelda. Lõppkokkuvõttes, kui sa purjetad, on sinu enda vastutus mõista oma aluse piiranguid ja olla valmis kõigiks tingimusteks, mis sind ees ootavad. Jätan oma allikate lingid kirjeldusse. Ma poleks kunagi sellele võistlusele registreerunud, kui oleksin teadnud, kui raske see saab olema. See on traagiline lugu Sydney Hobarti 98. aasta jahtide võistlusest, mille tagajärjel hukkus 6 inimest. 5 jahti uppus ja 55 meremeest päästeti. Sydney Hobarti jahtide võistlus on iga-aastane üritus, mida korraldab Austraalia kruiisi jahtklubi. See algab Sydney linnas, Uus-Lõuna-Walesis 2. jõulupühal. Seejärel suundub see lõuna poole läbi Tasmani mere, mööda Passi väinast, Stormi lahte ja üles Derwenti jõge. Võistlus lõpeb Hobartis, Tasmanias. Võistluse kogupikkus on umbes 630 meremiili. Seda peetakse laialdaselt üheks maailma kõige keerulisemaks jahtide võidusõiduks. ...1998 aasta detsembris veedab Gary Schiffer, politseinik Victoriast, jõulupüha koos oma naise Jani ja 2 poja, Clintoni ja Justiniga. Nad avavad kingitusi jõulupuu all ja lõunatavad koos perega. Järgmisel päeval on pidustused läbi. Poisid ütlevad isale head aega ja soovivad talle edu. Nad on liiga noored, et täielikult mõista, kuhu isa läheb või milliste ohtudega ta võib silmitsi seista. Aga nad tunnevad vanemate ja pere raskemeelset õhkkonda. Nüüd teeb Gary need pidustused unustama ja keskenduma võistlusele. Hulk meremehi koguneb Sydney Austraalia kruiisi jahtklubi lõppinstruktaažile. Meremehi hoiatatakse madalrõhkkonna eest, mis kujuneb idaranniku lähedal. Kell 13.00 Sydney sadamas kõlab stardipauk ja 115 jahti seilavad idasuunas Sydney sadamast välja Tasmani mere poole. Ma varastasin oma poja purjeka, et näidata teile, kuidas purjetamise suunad töötavad. Tuul puhub lääne-edelast ja täidab nende purjed paremalt ahtri küljelt. See lükkab jahte tagantpoolt ja veidi paremalt edasi. Nad lasevad purjed lõdvemaks, et tuul neid paremini täidaks.
Kui tuul puhub tagant ehk on pärituul, on see üsna mugav purjetamise suund. Purjetamise suund tähendab jahi suunda võrreldes tuulesuunaga. Põhjus, miks taganttuul on mugav, seisneb selles, et jaht püsib veega tasaselt ja sirgelt. Ja kuna jaht liigub samas suunas kui tuul, siis sa ei tunne ega kuule tuult enda vastu puhumas. 1998 aastal on Larry Ellison Oracle'i tehnoloogiajuht ja enamusaktsionär. Ta ostis oma esimese jahi 25 aastaselt ja sellest ajast alates on ta osalenud peaaegu kõigil suurematel purjetamisvõistlustel üle maailma. 90-ndatel võitis Ellison oma 78-jalase jahi Sayonara pardal 5 maksi maailmameistrivõistluste tiitlit. Nüüd purjetab Ellison Sayonaraga Sydneyst välja ja pöörab paremale, et suunduda lõuna poole, mööda rannikut läbi Tasmaani mere Passiväina poole. Kui nad lõunasse pööravad, muutub paadi kurss tuule suhtes. Tuul puhub peaaegu otse läänest. See tabab küljelt, mis tähendab, et tuul tuleb peaaegu otse jahi küljelt, mitte eest ega tagant. Ellison tõmbab purje pingule nii, et see oleks umbes 45-kraadise nurga all paadi liikumissuunast. Kuigi tuul tuleb küljelt, on see tegelikult kõige kiirem purjetamise suund. Kui tuul liigub üle purje, tekib purje ette madalrõhuala ja see tõmbab purje lennuki tiiva kujuliseks. Madalrõhuala purje eest tekitab vaakumi ja tõmbab purje edasi samal 45-kraadisel nurga all paadi suhtes. Paad hakkab veidi kreeni minema, mis tähendab, et see ei ole enam vees täiesti sirgelt. See on vees väikese nurga all, sest tuul üritab purje ümber tõmmata. Nüüd pakub vee all olev kiil vastukaalu ja juhib vett nagu tüür. Madal rõhk purje eest tõmbab purje edasi ja seda jõudu tasakaalustab kiil, mille tulemusena tekib edasi liikumise hoog. Kui tuul tugevneb ja taevas aeglaselt tumeneb, liiguks Sayonara üle 21 sõlme, mis on peaaegu 25 miili tunnis. Enamik vabaaja-purjekaid liigub keskmiselt umbes 5 sõlme. Tormi madalrõhkkond koguneb. See on torm, milleks nad on valmistunud. Kell 01:00, minnes vastu 27. kuupäeva hommikut, märgib Ellisoni navigaator nende asukoha ja annab Ellisonile teada, et 12 tundi pärast võistluse algust on nad rohkem kui 2 korda kiiremad kui võistluse rekordomanik. Ellison vastab, me ei tohiks nii kiiresti minna. Ta mõtleb, kas väiksemad jahid suudavad tugevamatele tuultele vastu pidada. Võistluse reeglid keelavad tal ülejäänud laevastikule öelda, kui tugevad tuuled siin lõunas on. Ilmainfo jagamine võiks anda ülejäänud laevastikule eelise. Või siis võiks jaht anda valeinfot, et endale eelist saada. Seega ei tohi jahid jagada infot ilma või mereolude kohta. Tavaliselt liiguvad madalrõhkkonnad või külmad frondid üle Austraalia lõunaosa ja hajuvad või liiguvad kiiresti edasi. Purjetajad puutuvad sageli nende ilmastikusüsteemidega kokku ja kuigi need võivad olla ebamugavad, pakuvad need ka tuult, mis on vajalik põnevaks võistluseks. Võistluse briefingul öeldi, et oodata on halba ilma ning Passiväina sisenevad meeskonnad on valmis karmiks sõiduks. Teine Passiväina sisenev jaht on Sword of Orion. Roolis on Briti olümpiapurjetaja Glenn Charles. Charles on juba võistelnud 1996 aasta Atlanta olümpial ja valmistub osalema 2000 aasta Sydney olümpial. 6,9 meetrise 2 mehe jahiga. Ta tunneb, kuidas madalrõhkkond kogub hoogu. Kuigi võistlusel osalevad jahid teavad, et kujunemas on madalrõhkkond, ei anna ilmateenistus konkreetset ega mõõdetavat teavet mereolude kohta. Nii Ellison kui ka Charles teavad, et tuleb oodata tormist ilma, kuid ilmateenistus ei avalda oodatavat tuulekiirust ega lainete kõrgust. Kui nad purjetavad lõuna poole läbi Tasmaania mere, kaitseb maa neid tuule eest, toimides tõkkena, mis aeglustab tuult enne, kui see nendeni jõuab. Mida Ellison ja Charles ei tea, on see, et nad purjetavad otse idaranniku madalrõhkkonda. Erinevalt sagedastest külmadest ilmastikusüsteemidest, mida enamik Sydney Hobarti purjetajaid igal aastal kogevad, on see idaranniku madalrõhkkond tekkinud täiesti teisel viisil. Suur mull külma polaarõhku liigub aeglaselt põhja poole. Kui see jõuab Lõuna-Austraaliasse, surub sooje maismaa vastu ning sunnib külma õhu ülemisse atmosfääri.
suur külma õhumass vabaneb ja triivib aeglaselt üle Austraalia, tekitades äärmiselt madala rõhuga tsüklooni, mis ei hajuda ega liigu kiiresti edasi. Sellele lisandub kõrgrõhkkond sooja õhuga, mis on liikunud ekvaatorilt lõuna poole enne madalrõhkkonna saabumist. Ilmpassi väinas on aeglaselt liikuvate äärmusliku madalrõhu ja äärmusliku kõrgrõhu vastasseisu tulemus. Ja see ei möödu kiiresti, mis annab merel rohkem aega lainete tekkeks. Pinnahoovus, mis liigub Austraalia lõunaservas läänest itta, saadab tuult ja laineid, mis liiguvad kirdesse. Tuuleilid Wilsoni neemel ulatusid 90 sõlmeni ja lainete kõrguseks hinnati 30 meetrit. 115 jahist koosneb laevastik hakkavad jagunema 3 suureks rühmaks. Liidrid alustavad passiväina sisenema 27. varajastel tundidel. Väina läbiv tuul ei ole ühegi maismaa poolt takistatud. Kui liidrid purjetavad väina, lahkuvad nad maismaa kaitse alt ning tuule kiirus kasvab minutitega 30-40 ja siis 60 sõlmeni. Lained ja tuul peksavad jahte küljelt, pannes need lainetel rulluma, samal ajal kui tuul neid külili paiskab. Tuul ja lained passiväinas tulevad mõlemad samast suunast. Jahid on juba kallutamas end küljega tuule suunas purjetamisel. Nüüd kõiguvad nad ka ohtlikult üle lainete külje. Jaht Sword of Ori on passiväinas, roolis Glenn Charles. Tuulekiirus ulatub 80-90 sõlmeni. Jaht on juba mitu korda külili paisatud. Glenn teab, et nad peavad ülejäänud laevastikule sellest teada andma. Raadiokõne tegemine tähendab, et kui nad elusalt välja pääsevad, diskvalifitseeritakse nad. Tema tüdruksõber Annie on samuti purjetaja. Kas tema teeks selle kõne? Glenn mõtleb oma emale ja õele Inglismaal. Purjetaja peab teadma, et ta suudab toime tulla kõigega, mida ookean talle ette viskab. Kui nad teevad raadiosidekõne, tunnistavad nad kaotust. Selleks, et teha see kõne ülejäänud laevastiku hoiatamiseks, seisad sa parimal juhul silmitsi loobumise häbiga. Ja halvimal juhul pead sa leppima oma surelikkusega. Ja sa pead ikkagi sellest läbi purjetama, teades, et oled juba alla andnud. Politseinik Gary Schiffer on meeskonnaliige 12,5 meetrisel jahtil Challenge Again, mis purjetab passiväina. Challenge Again võikleb läbi tugevate tuulte ja tohutute lainete, mis üle teki löövad. Kell 01:00 töötab Schiffer tekil. Tal ei ole mingit turvavarustust. Tal ei ole ujuvustagi. Ta ei ole teki külge kinnitatud rakmete ega turvakõiega ning tal ei ole e-pirbi ehk avarii asukohta näitavat raadiopoid. Keset ööd suruvad tohutud lained ja lakkamatu tuul paadi Challenge Again üle 90 kraadi. Tekk, millel Schiffer istus, ei ole enam tema all. Ta kukub jahi kõrgemalt küljelt pimedasse merre. Schiffer kuuleb kedagi hüüdmas. Mees, üle parda! Hääl kaob lainete ja tuule müürge taha. Võideldes selle nimel, et pea vee peal hoida, mõtleb Schiffer, kuidas paata üles leiab ja peale võtab. Lained on nagu kaljud. Paat kaob lainete vahele ja ilmub uuesti nähtavale, kui lained Schifferist üle uhavad. Ilma elektroonilise asukoha määramise seadmeta jääb Schiffer tormisel merel hätta. Siis meenub talle, et tal on veekindel taskulamp. See on kõik, mis tal on, et anda meeskonnale märku oma asukohast pilkases pimeduses ja tormisel merel. Ta on vees peaaegu pool tundi. Näeval olev meeskond sooritab eeskujuliku päästeoperatsiooni. Nad pööravad paadi ümber ja joovad peaaegu otse tema juurde. Jällegi pööravad nad paadi nii, et meri juhub ta paati. Tuul puhub iiliti kuni 90 sõlme ja lained on üle 30 meetri kõrged. Don Buckley on jaht B-52 pardal all tekil. Paati on rohkem kui korra kummuli löödud üle 90 kraadi, nii et puri on täielikult vee all. Paat sööstab laineharjale, kui roolimees karjub, vaata ette! B-52 kukub laineharjalt alla ja paiskub tagurpidi vette. Vinguva tuule ja vihma asemel kostab paadi vette paiskumine nagu autoavarii. Paat tõuseb pinnale, kuid see on vett täis ning varustus on laiali paisatud nii kajutis kui ka tekil. Pliit tabab naislaevameeskonna liiget pähe ja ta jääb vee alla lõksu. Teise mehe pea on kinni roolis.
Don vabastab end turvarihmast ja kukub üle parda, jäädes paadist 40 meetri kaugusele. Õnneks suudab ta tagasi ujuda ja pardale ronida. Laeval Sword of Orion võitleb meeskond ellujäämise nimel. Nad otsustavad murda kursireegleid ja teatada ilmaoludest ülejäänud laevastikule. Nad teavad, et võistlus on läbi. Jeff Hill pardal, Antipodes Sydneyl ja ülejäänud laevastik pole veel passiväina sisenenud, kuid seisavad juba silmitsi ränkade tingimustega. Jeff kuuleb raadiosidet. 27. detsembril kell 17.00 annavad Austraalia võimud välja üldise Mayday häire. Jeff jätkab lõuna poole purjetamist. Tema ja tema meeskond on sellesse võistlusesse pannud palju aega ja raha. Ta teab, et mõne jaoks neist on see kord elus avanev võimalus. Kui nad katkestavad, peavad nad koju minema ja mõtlema, kas nad oleksid hakkama saanud. Kui nad jätkavad teekonda läbi passiväina, mõtleb ta, kas nad jõuavad elusalt koju. Ta ei suudaks kunagi silmitsi seista oma meeskonna naiste ja lastega, kui nendega midagi juhtuks. Ta otsustab võistlusest looguda ja seab kurssi lähimasse turvalisse sadamasse Edenisse. Veel 39 jahti teevad sama. Nad teavad, et oma elu kaotamise hind kaalub kaugelt üles rumala uhkuse panna end veelgi suuremasse ohtu, kui nad juba on. Aga Glenn Charles, Larry Ellison ja Gary Schiffer võitlevad endiselt oma elu eest passiväinas. Jaht Winston Churchill paisatakse külili, kui see kukub laine pealt alla. 9 meeskonna liiget tormavad päästeparvi valmis seadma, kuna jaht võtab vett sisse. Jahist loobumine nii rasketes ilmastikuoludes tähendab, et astud kindlalt tekilt kummiparvele, kus sinu ja vee vahel on vaid õhuke plastkile. Kui nad end päästeparvedesse vinnavad, mõtlevad nad, kas nad näevad oma perekondi veel kunagi. 630 meremiili pikkune seiklus on muutunud ellujäämisvõitluseks ja olukord läheb ainult hullemaks. Coastal Patroli vabatahtlikud Edenis töötavad ööpäevaringselt, et koordineerida päästeoperatsioone raadioteel. Päästeoperatsiooniga liitub 35 sõjalennukit ja tsiviillennukit ning 27 Austraalia kuningliku mereväe laeva. Endine Briti olümpialane Glenn Charles püütakse Sword of Orion pardalt merre ja ta upub. Tema keha ei leita kunagi üles. Tema ema ja õde ei saa teda matta. Jaht Winston Churchill pardal õnnestub meeskonnal päästeparvedesse pääseda. Kuid üks neist päästeparvedest paiskub lainetesse ja rebitakse tükkideks. Kõik 3 meeskonnaliiget upuvad. Jaht, businesspost, naiad kaotab mastid ja veereb lainetes. Kapten saab infarkti ja teine meeskonnaliige saab surmaolt vigastada. Pärast üleparda kukkumist ja päästmist jõuab Gary Shepherd taas Challenge'i pardal finišijoonele, saavutades 24. koha. Tema naine ja pojad saavad temaga veel ühe jõulu veeta. Sydney Hobarti 98. aasta jahtide võidusõit on Austraalia suurim rahuaja päästeoperatsioon, milles osales peaaegu 1000 päästetöötajat. 55 meremeest päästetakse jahtidelt laevade ja helikopteritega. Võistlusele stardib 115 jahti. 5 upub, 7 jäetakse maha ja 59 katkestab Edenis. Vaatamata kõigele jõudis finišisse 44 jahti. Larry Ellison jahil. Sayonara ületab finišijoone esimesena, umbes kell 8 hommikul 29. detsembril, kuid võidupidu ei toimu. 44 see viimane kohale jõudev jaht, Misty, ületab finišijoone 2 päeva hiljem Hobartis, 31. detsembril. Sydney Hobarti 98. aasta tragöödia muutis igaveseks jahtide võidusõidu olemust. Sellest ajast alates on varustus paranenud. Paremad päästevestid, paremad rakmed, isiklikud e-pirbid, parem haridus ja väljaõppe, paremad ilmastikuandmed. On toimunud edusamme ilmateenistuste ja võistluste korraldajate koostöös, et pakkuda üksikasjalikku teavet konkreetsete lainete kõrguste ja tuulekiiruste kohta. Ja reeglid on muutunud. Jahtidel on nüüd kohustus teatada kogu laevastikule, kui tuule kiirus ületab 40 sõlme. Gary Shepherd jätkas purjetamist ja merel ohutuse eest seismist kuni oma surmani aastal 2010. 30. detsembril, vaid 4 päeva pärast võistluse algust, toimus Constitution Dockis avalik mälestusteenistus 6 hukkunud meremehe mälestuseks. Hugo van Kretschmar, Austraalia kruiisijahtklubi Commodore, kes korraldas võistluse, loeb ette avalduse.
Mike Bannister, John Dean, Jim Law, Glenn Charles, Bruce Guy, Phil Skiggs. Olgu teie igavene teekond, millele te nüüd olete asunud, õnnistatud rahulike merede ja õrnade tuultega. Loodan, et sul ei tule kunagi öösel esipurje vahetada ega selle järele haarata. Olgu su magamiskoht alati soe ja kuiv.